Juhul, kui ma soovin juba kuskil slaidil olevat teksti kopeerida või teisaldada esitluse sees või ka esitluste vahel, siis tegelikkuses siin on tegemist täiesti tavalise kas siis kopeerimise ja asetamisega, ehk siis copy-paste või lõika ja aseta, cut ja paste. Kõigepealt tuleks soovitud tekst välja valida, ehk siis ära märkida ja seejärel teha näiteks tema peal parem hiireklõps ja valida avanevast menüüst kopeeri. Samamoodi võite selle käsuga valida siit tööriista riba pealt. Kui ma olen kopeeri käsu teinud, siis tegelikkuses see märgitud tekst pannakse spetsiaalsesse puhvermällu ja nüüd ma lähen siis siia slaidile, kuhu ma soovin ta paigutada. Näiteks ma soovin siia luua ühe loetelu juurde. Enteriga alustan uut ja selleks, et nüüd siia asetada, klõpsan kas tööriista riba peal aseta nuppu või teen siia, kus kursor vilgub, parema hiireklõpsu ja avanevast menüüst valin aseta. Juhul, kui ma soovin teksti teisaldada, siis ma märgin soovitud teksti ära ja seejärel ei kasuta mitte copy ega kopeeri käsku, vaid lõika. Ja jällegi, te võite teha parema hiireklõpsu ja seejärel valida lõika, aga võite ka siis kasutada võimalust, tööriista ribal on samuti olemas kääride pildiga nupp, mis on ka lõika. Erinevus siis kopeerimist on see, et te reaalselt teisaldate selle teksti uude kohta. Ehk siis siit kaob ära ja nüüd ma lähen sinna slaidile, kus ma soovin ta panna. Näiteks teen siia ühe loetelupunkti juurde ja seejärel klõpsan nupule aseta. Täpselt samamoodi käib see ka esitluste vahel. Ehk siis näiteks märgin ära soovitud teksti ja seejärel käsk kopeeri. Võtan endal siit alt lahti teise esitluse. Näiteks soovin selle panna siia slaidile, klõpsa teksti lisamiseks ja nüüd, et see tekst siia ilmuks, kasutan jällegi aseta käsku. Ja täpselt samamoodi siis ka teisaldamine, nii et siin erinevust ei ole.